Tere minu poolt, mina olen Tõnis Tikerpää, ADEA IT-taristuteenuste juht ja räägin teile täna siis Office 365-st taaskord ning teises osas siis meie projektijuht Vahur Parve räägib siis konkreetsest projektist, kuidas me siis kliendi Office 365-t migreerisime ja mis kasu ta sellest siis sai. Selline pealkiri, kaua võib, üritan siis lahti rääkida, mis Office 365 on ja et ta ei ole mingi hirmus asi seal pilves, et on mõistlik nagu üle minna enamus juhtudel. Mis siis täna IT-turul toimub, on see, et kasutaja poole pealt on selline kullapalavik, tootjad mõtlevad välja uusi seadmeid, üks vidin on ägedam kui teine vidin on odavam kui kolmas. Ja mis siis serveri poole pealt? Serveri poole pealt samal ajal toimub selline konsolideerimine, datacentritesse kolimine. Mõistlik on siis teha selles mõttes, et kas siis teha ettevõttes sees privaatpilv, sinna oma teenused koondada või siis kasutusele võtta avalik pilv. Microsoft kasutaja poole peal on siis, toodab siis nii-öelda tarkvara, mis töötaks kõikide nende erinevate seadmete peal. Lisaks täna ta ei ole ainult tarkvaratootja, vaid ka reklaamib ennast kui riistvaratootja. Ostis ära Nokia, teeb nutitelefone, ise toodab tahvelarvuteid. Esimese põlvkonna tahvelarvuti küll läks natuke aia taha, tuleb nüüd kohe uus välja. Nüüd ausalt öeldes Eestis vist osta ei saa, nii pea, aga selgipoolest on nad ka nii-öelda riistvaraturul. Ja serveri poole pealt kõik need juba tuntud serveriteenused samamoodi siis viiakse pilve, et saaks siis kasutada neid, pakkuda neid teenuseid siis kasutajatele pilvest. Office 365. Millest ta koosneb? Exchange Online, SharePoint Online ja Link Online. Tuttavad tooted, Exchange, kõigile siin olijatele kindlasti tuttav, kõik teavad, mida ta teeb, kas on siis endal majases kasutuses server. Microsoft pakub siis sama teenust nii-öelda pilves, et ei pea omale serverit, mis on nagu mõistlik. Koostate endale serveri, peate hakkama mõtlema Mordi peale 3 aastat, mis ma sellega siis teen, litsentsid seal juures, alates serveri platvormi litsentsist, Exchange'i litsentsist, hunniku källe peate peale ostma ja nii edasi. Pilves olles on need litsentsid ja kogu see asi koondate ühte kohta, teil on üks kasutaja, maksate selle kasutaja eest täpselt nii palju, mis paketti te soovite. Kas siis ainult Exchange Online'i on üks hind, kui soovite sinna juurde SharePointi linki ja miks mitte ka Office Pro Plussi, Office'i tarkvara, Wordi, Excelit, Outlooki saab sinna paketti juurde lisada ja kõik on kasutajapõhine kuutasu. Mis veel? Office Pro Plussist rääkisin. Lisaks on nüüd tulemas kohe project server, samamoodi niisugune endale majja see server installida, paras peavalu, seda hallata, uuendada ja nii edasi. Saate seda teenusena tellida pilvest ja Visio Pro siis ka tarkvarana saate tellida litsentsi sealt nii-öelda. Mis kasu on siis Office 365-st? Tuttavad äpid, Word, Excel, Outlook, OneNote ja nii edasi ja töötavad nii-öelda desktopis, mobiilis ja veepäpina. Ja isegi nüüd on Android
Androidi nii-öelda äpp olemas, saate omal alla tõmmata ja ka Androidis Wordi, Excelit kasutada, PowerPointi, mida iganes. Et kõik need nutiseadmete platvormid tuntumad on siis toetatud, iOS samamoodi. Always up to date, mis on nagu nii-öelda just nagu adminide poole pealt lihtsustab kõvasti teie tööd. Te ei pea samamoodi kõigepealt ostma seda serverit, amortima seda, litsentse ostma ja siis kogu seda asja nagu haldama. Et teil on, võite kindlad olla, et seal all on alati kõige uuem Exchange'i versioon, SharePointi versioon ja kõik need migratsioonid, turvapatchimised ja nii edasi on Microsofti teha, Microsofti mure. Te ei pea muretsema ka serveri ruumi pärast, igasugused jahutused ja kõik muu asi, turvalisus sinna otsa. Ja nagu ütlesin, et kõikides seadmetes siis tuntumates see võiks nagu töötada ja töötab. SLA, seesama, et Microsoft siis vastutab selle eest, et teenus on püsti, te saate öösel rahulikult magada ja kui teenus on maas, ühe korra seda vist isegi suve jooksul juhtus, et see oli see hetk, kui Eesti see Exchange viidi üle 2010 pealt 2013 peal see alt platvorm, siis oli seal mingid jamad, ja kliendid helistasid oma IT-inimestele, IT-inimene ütleb, et ongi mure Microsoftis hetkel ei tööta, nii-öelda pole minu mure ja ongi korras, peabki ootama nii kaua, kuni Microsoft see korda teeb. See ei ole muidugi hea näide, aga enamajalt ta ikkagi 99,9% töötab. Ja turvalisus, et sellest ma kohe räägin. Et see põhicase ongi, mis täna nagu küsitakse, et see litsentsi pool on nagu lihtne, selles mõttes saab nagu teha võrdluse, kas ta tasub ära mul minna või ei tasu. Ja kui tasub, siis migreerime sinna pilve ära, aga alati küsitakse, et kus mul need andmed siis asuma hakkavad. Et kas keegi neid jälgib ja kus mul need andmed on ja nii edasi. Et andmed asuvad täiesti reaalsetes datacentrites, kus on serverid, jahutused, upsid, generaatorid, oma mingisugused water supply'd, ehk sellepärast ma arvan, et ei pea muretsema. Et nad kindlasti ei ole kehvemad kehvema infra peale jookse kui teie enda serveriruum, eks ole. Jah, täna on siis kasutusel lihtsalt illustratiivne pilt, et 4. generatsiooni datacentrid, moodul container datacentrid, et ei ole enam tavapärast serveriruumi, kus serverid mühisevad kuskil ruumis, jahutused on eraldi mingid asjad, vaid on sellised moodulist pannakse suured konteinerid kokku, neid on kõvasti lihtsam paigaldada, midagi juhtub, mingi osa välja vahetada ja mis on siin ka nagu tähtis, on see, et see voolu kasutus, et nad on ajanud selle voolu tarbimise või selle nagu minimaalseks, et kui te täna, tihti selle peale ei mõelda, et kui te endal panete infra kuskile serveril püsti, et ega seda voolu tarbimist väga ei mõõdeta rahas. Et see on nagu nii mingi kulu, see ei ole IT-kulu, aga kui arvutada, et palju selle IT töötamiseks, serverite töötamiseks, server kasutab mingisugune hulk mingit voolu, et palju siis need toetavad süsteemid, palju need voolu kasutavad. Et tihti kasutavad topelt sama palju või sama palju vähemalt või isegi rohkem. Et need datacentri lahendused on viidud sellise lahenduseni, et siis IT-sse toetav pool kasutab siis mingisugune 1,2% või mingi 20% siis kogu sellest serveri voolu tarbimisest, et seda nagu oma majas nagu väga ei mõõdeta täna. Aga see on ka üks põhjus, miks nagu võiks mõelda nagu pilve peale, et just rahalises mõttes. Ja aga tähtis nagu kasutaja poole pealt on see, et teie andmed on siis dubleeritud. Datacentrid
Euroopas on täna Iirimaal üks, Hollandis on üks ja nüüd ehitavad Soome ka. Google ehitab Soome ja Microsoft ehitab ka Soome. Seal on vist, selles mõttes on nagu hea jahe ja pinnas on hea, et kus neid ehitada ja nii edasi, et kahjuks nad Eestisse seda ei ehitanud. Et kõige odavam muidugi Kanadasse ehitada, seal pidi olema elektri hind 20 korda odavam kui Eestis ja kogu aeg on külm, et selgelt kõige soodsam datacentri koht. Aga andmed, kui teil täna on kuskil Euroopas, mis iganes datacentris teie Office 365 andmed, siis on nad nii-öelda replikeeritud, dubleeritud ka kuskil mujale regiooni. Et kui peaks juhtuma siin regioonis mingi jama, siis andmed on olemas ka teise kontinendi peal. Ja turvalisuse poole pealt veel see, et Office 365 andmed, mis on Microsofti datacentris, ei ole kuidagi nagu samas infras, kus asuvad tavakasutaja, consumer, näiteks Hotmailid ja asjad, et nad on eraldi datacentri sees, datacentri lahendus, kus on teie andmed ja keegi nendele nagu ligi ei saa, mingi tavakasutaja või häkker, et nad on ikkagist eraldi serverites, eraldi datacentris. Mis Office 365 puhul on hea, on see, et sinna ei tule igasugust reklaami. Kui täna tellite mingisuguse teenuse endale või mingi äpi tõmmate alla, kogu aeg mingid reklaamid jooksevad, Office 365, Exchange'is või mis iganes mailis või tarkvaras, seal ei hüppa teile mingi pop-upid ette ja seda ei ole kunagi sinna plaanis ka panna. Lisaks on see, et teie olete ikkagist oma andmete peremees. Te võite sinna laadida andmeid ja te võite sealt iga kella andmed ära kustutada ja neid andmeid enam seal ei ole. Ja teie olete nii-öelda oma andmete peremees, et ei ole nii, et keegi teine haldab teie andmeid seal kuskil pilves. Ja turvalisuse poole pealt veel, et kui te täna, just mõtlesin, et kui te ei usalda Microsofti pilve, et aga samas te täna juba mingil määral seda teete, te usaldate Microsofti tooteid, te hoiate oma andmeid Microsofti teenuste või nende tarkvara peal. Täna te usaldate seda. Et ju nad on turvaliselt seal teie serveriruumis Microsofti asjade peal. Igal teisipäeval või üle teisipäeval tulevad välja need turvapätsid, ma ei tea, paljud teist reaalselt teevad korraliku turvaauditi, kas need pätsid on ikka turvalised, kas ma võin need oma serveritele peale panna. Väga vist ei tehta, et pannakse need pätsid peale ja öeldakse, et ju nad on turvalised, ja te täna tegelikult juba usaldate selles mõttes nagu Microsofti. Et siis teistpidi, et pilve puhul ongi see, et te siis usaldate need oma andmed Microsofti kätte, täna teil on see, et usaldate oma andmed Microsofti platvormi peale enda maja sees, et see on niisugune suhtumise küsimus, et ega seal tegelikult ju väga vahet ei ole. Ja turvalisuse poole pealt see, et toon mingi näite, et täna te ju usaldate näiteks panka, te panete oma raha panka ja te teate, et ju seal on need turvalised, nüüd neil on seal mingid serverid, neil on mingid sertifikaadid turvalisuse omad, neil on mingid juriidilised, mis iganes mingid kohustused ja nii edasi, et ju see on turvaline seal nende serverites minu raha kuidagi virtuaalselt. Et samamoodi on siis Microsoftil turvasertifikaadid ja väga ranged nõudmised oma datacentrid suhtes, et ega sinna naljalt füüsiliselt keegi ligi ei pääse, isegi teie ise, kui teil andmed seal on ja vaevalt ka keegi teine endale ligi saab, et ei ole ta vähem turvaline kui nagu pank, kus te hoiate enda isiklikku raha näiteks. Ja üks asi veel siin, et see antiviirus ja antispämm on seal kohe sees, et üks mure jälle adminidel vähem, et ei pea antiviirus või seda antispämmi serverit haldama, hooldama ja muretsema, et seal mingi jama on. Et see tuleb sellega kaasa. Ma ise selle peale ei olnud mõelnud, aga
tegelikult seal Office 365 taga teeb autentimist Azure'i server, Microsofti Azure'i pilveserver, et toimetab niisuguse virtuaalse AD-na teil seal. Et ta ei ole nüüd, ta ei mängi nüüd seda domeeni controlleri rolli, küll saab seal Azure'is muidugi, kui te tellite eraldi virtuaalmasina, te saate ka oma domeeni controlleri nii-öelda hoida Azure'i pilves ja majas selle välja tõsta, aga Office 365 taustal niisugust autentimist teeb Active Directory, pilves olev Active Directory. Niisugune tuttav tehnoloogia. Ja ongi kasutaja nii-öelda audentitakse, kui ta tahab Office 365 oma asjadele ligi saada, peab kasutanime parooli, need on kuskil Azure'i AD-s, samamoodi nagu teil täna, audentitakse maja sees olevasse AD-sse ja antakse kasutusele ligipääsuõigused ja nii edasi. Ja mis on nagu Microsofti selle pilve puhul niisugune pluss on see, et ta on integreeritav teiste teenustega. Maja sees oleva AD-ga antud näide või siis isegi mingite kolmandate osapoolte mingite serverite teenustega. Et üks variant on lihtsalt kasutusele võtta AD-st konto nii-öelda profiili konto ja paroolid nii-öelda imporditakse sinna pilve AD-sse ja nii-öelda kasutaja konto andmed ja paroolid on samad, mis teil on AD-s ja ta saab kasutada Office 365 teenuseid sama parooli ja kasutanimega. Et kui nüüd tahta täielikku sellist single sign-on teenust ja tahate ise ikkagi täielikult kontrollida kasutaja õiguseid ja seesama single sign-on, et sama kasutaja parool, millega ta logib arvutisse, siis sellega saab lugeda meile, teeb Outlooki lahti, ta peab eraldi mingit parooli sinna panema, siis tehakse lihtsalt, pannakse tööle niisugune ADFS Federation teenus ja kogu see õiguste pool käib siis läbi lokaalse AD ja hallatakse sealt. Niisugune hübriidlahendus. Jah, need samad kolm varianti siis. Kas võtate kasutusele ainult pilve, haldate neid kontosi seal, pilves, mingisugust AD-ga sidumist ei tee, teil on kasutanimi parool, teete seal gruppe, annate õiguseid, share'ite kalendrid, mida iganes. Või siis võtate kasutusele vähe pädevama lahenduse, ehk siis seote selle majas oleva AD-ga, sest täna on ikka enamusel on see AD majas ja tahate, et kõik haldus käiks ühest kohast, nagu teil täna on AD, on Exchange, jah, tehniliselt nad omavahel suhtlevad ja kõik õigused, te ei pea kahest kohast neid õigusi haldama, et samamoodi on siis võimalik teha Office 365 pilvega. Ja Office Pro Plus, seda saate siis tellida koos nii-öelda Exchange'i SharePointi lingiga, võtate sinna juurde, et ma tahan nüüd kasutada neid Word'i, Excelit, Outlooki, PowerPointi ja maksate siis kuutasule juurde või on ka nüüd eraldi nii-öelda litsents olemas, et ei pea ostma endale Office'i litsentsi kuidagi eraldi, mingit lepingut tegema või asja, vaid maksate kuutasu põhiselt ja teile antakse, ütlete, mul on 10 kasutajat, teete sinna need kasutajad sinna nii-öelda pilve ära ja põhimõtteliselt kasutaja logib oma kontoga sinna Office 365 keskkonda ja ta võib tõmmata endale kuni 5 seadmesse oma kontoga Office Pro Plussi. On see siis desktop-arvuti, iOS, Android, Windows Mobile või siis kasutab üle veebi-äppi. Ja mis on jälle
mis on nagu pluss, on alati selle pilvetehnoloogial on see, et nagu serverite puhul teil on alati kõige uuem serveri versioon kasutusel, on siis Office Proga, et teil on alati kõige uuema tarkvara kasutamise õigus olemas. Et kui te majas hakkavad lõppema mingid Office'i litsentsid, siis tasub alati mõelda ka selle peale, vaadata, kas on need litsentsid mõistlik võtta siis nüüd ka koos selle Office 365 paketiga kuidagi eraldi või siduda neid, või ka niimoodi, et osad inimesed, pooled on teil täna majas juba Office 2007-ga, litsents on olemas, las nad kasutavad neid, aga kellel on 2003, nende litsentsid ma võtan juba uued Office 365-st, et saate kombineerida, te ei pea ainult ühest kohast võtma. Et kuidas nagu rahaliselt mõistlik on. Jah, et on nagu samamoodi väga lihtne installida just nagu seda kasutajapoolvat, majas sees te saate installida läbi oma System Centeri või mis iganes need serverid on, kus te launchite neid aplikatsioone endal, aga kasutaja läheb koju ja tõmbab alla endale lihtsasti veebist, lihtsalt klikib peale ja on äpp, tõmbab alla, installib ära ja nagu ikka need äppe installitakse. Ja jah, siin siis näide, et kui vanasti tuli nende igasuguste Office'i kiidega mässata, tööarvutis oli mingi kii, koju ostsid mingisuguse paketi, oli mingi kii kuskil arvutiga seotud, täna enam seda ei ole. 5 kodus, seesama kontoga, töö juures, seesama konto, kui ei meeldi, kustutad kuskilt seadmest ära, ostad uue seadme, selles mõttes, et seadmeid vahetad juba iga aasta peaaegu, et lased selle sama kontoga, tõmbad sinna omal selle Office'i alla kuni 5 seadet, et peaks nagu täna veel piisama, ma arvan, mõne aja pärast on neid seadmeid veel rohkem. Ju siis kui Microsoft mõtleb selle peale, et võid üle 5 seadme juba panna. Et see Office 365 on siis teenus, mida saate siis pilvest tellida vastavalt oma vajadustele. Ta saab siduda siis majas olevate serveriteenustega ja mis ongi nagu üks tähtis on see, et miks nagu on mõtet selle peale mõelda, et see on nagu majas nagu üks mure vähem, on ju. Et saab tegeleda muude asjadega, saab mõelda mobiilsete seadmete halduse peale ja kõike muud, mida tänapäeval vaja on, et panen selle Microsofti või selle Exchange'i näiteks pilve või SharePointi pilve või Project Serveri pilve, ma ei pea mõtlema selle riistvara pärast, amortima seda, ma ei pea mõtlema nende litsentside pärast, källe, kogu aeg vaata, palju neid källe on, litsentsi haldus on niisugune ka paras töömaukus asi, et võtan sealt, kasutaja tuleb, klikkan, üks kasutaja on juures, kasutaja läheb minema, võtan maha, rohkem ei maksa selle eest, punkt. Ja vastavalt seda, kas ma tahan siis Exchange'i, Office Pro Plus ja mida iganes kasutada sealt. Niisugune mugav. Nii, et see oli niisugune kiire ja lühike ülevaade, et mis see Office 365 on ja nüüd Vahur räägib siis konkreetsemalt ühest projektist, mis me tegime. Kõlab hästi. Tere, nagu Tõnis mind tutvustas, mina olen Vahur ja räägin siis ühest läbiviidud Office 365 migreerimise projektist. Ja kliendiks oli ettevõtte Idea Grupp, kes on üks Balti riikides tegutsev suur turunduskommunikatsiooni kontsern ja ise on ta veel omakorda Havas Worldwide turundusketi assotsieerunud liige. Organisatsioon on Eesti mõttes suur, seal on circa 150 töötajat, kontorid on kõikides Balti riikides. Mis asja tegi huvitavaks oli see, et osa kasutajaid ehk et Eesti pool kasutas Lotus Domino meiliserverit ja Lätis-Leedus kasutati Google Maili. Miks klient meie poole üldse pöördus, oli see, et esiteks need meilid ehk et siis kasutajad olid
eraldi asukohtades, ühed olid Google'is, teised olid selles Lotus Dominus. Sellest sooviti vabaneda, taheti ühtset keskkonda, kus saaks ka neid kõiki kasutajaid ühtselt hallata. Kindlasti taheti lahti saada ka sellest serveripargist, mis seal oli. Ja nüüd on võimalus ühtset grupitöö lahendust kasutada üle terve kontserni ja minugi poolest siis ka sinna, kus nad seda teenust kasutavad kas või üle maailma. Ja nüüd on võimalus siis jagada ühes süsteemis kõike seda suhtlust, meilid, ühiskaustad, kalendrid, lünk ja siis SkyDrive, kuhu siis kõik failid salvestatakse. Projekti tegime 3 faasis. Alustasime Eestist, mis oli iseenesest kõige komplitseeritum. Eesti kontoris seadistasime eeltingimusena ajutise Active Directory, selleks, et üle selle Active Directory saaks taolise toote nagu Quest tarkvara migreerida Lotus Notesist need meiliboksid. Selle tarkvara nimi oli Notes Migrator for Exchange. Ja nagu öeldud, siis kokku oli või on seal organisatsioonis 150 kasutajat ja nad olid üsna ühtlaselt jaotunud Eesti, Läti, Leedu vahel. Kui Eesti kontor oli migreeritud, probleemid olid lahendatud ja põhimõtteliselt see AD server ka sealt uuesti nüüd ära viidud, siis migreerisime Läti, CSV-ga loodi kasutajad, IMAP-iga migreeriti kirjad suunati MX-iga ümber ja Leedus tegelikult sama protsess. Et iseenesest ei midagi keerulist, aga aega võttis kokku circa 2 kuud. Esimene ots Eestiga läks, ütleme, 6 sellest ja ülejäänud Google'ist läks suhteliselt ladusalt. Mõned tähelepanekud. Hakkan sealt altpoolt pihta, et kui IMAP migreeritakse IMAP-iga näiteks Google'i kontodelt, siis migreeritakse ainult meilikast, kalender ja kontaktid tuleb eraldi migreerida ja sellega saab kasutaja suurepäraselt ise hakkama. Meie kui migreerijad teeme neile kasutusjuhendi, kuidas kõigepealt siis seadistada oma Outlooki, kui neil on Outlook, ja siis mismoodi tõsta ümber kalendrikirjad ja kontaktid. Ja siis, kui me räägime Outlookist, siis ega tegelikult ei peagi Outlooki kasutama. Outlook Web Access ehk et OVA on tänapäeval tehtud niivõrd mugavaks, et väga paljud kasutajad või väga paljud ettevõtted ongi jäänud selle peale, et nad ei võta Outlooki kasutusele, vaid lähevad ainult kirjadega üle Office 365 ehk et siis Office 365 Exchange Online ja kasutavad OVAt. Ja väga mugav, minule endale ka meeldib kasutada. Aga kui rääkida Outlookist, siis Outlooki versioonidest toetab Office 365 alates 2007 ja uuemad ehk et kellel on Office 2003, siis kahjuks ei tööta koos sellega. Ja kõikvõimalikud kohalikud ümberseadistused Lätis, Leedus sai siis tehtud kohaliku IT-toe poolt, et samamoodi sai saadetud neile kasutus- või seadistusjuhendid ja suuremaid probleeme ei tekkinud. Et kui nüüd rääkida üldse kogu sellest protsessi olemusest, siis kindlasti on väga tähtis see algne kokkuleppimine projekti alguses, et mida tehakse, kes tehakse ja millal teeb, et ei tekiks arusaamatusi ei aegades ega selles, et millal reaalselt migreeritakse. Migreerimine iseenesest näeb harilikult välja niimoodi, et on kasutajatel olemas juba 2 postkasti, nii see vana postkast, kust migreeritakse, kui ka uus Office 365 ja ühel hetkel kõige sobivam on harilikult näiteks pühapäeva õhtu, pannakse vana postkast kinni, tehakse MX-i suunamine Office 365 ja kasutaja jaoks oluliselt midagi ei muutu. Tegelikult ei muutu tema jaoks praktiliselt midagi. Võib-olla on vaja veidikene Outlook ümber seadistada, et kust kirjad kohale tulevad. Ja ongi kõik. Tegelikult on kõik väga lihtne.
Office 365 on ka lihtne, kasutage. Kui nüüd on küsimusi minule või Tõnisele, siis olete teretulnud. Ja, tundub, härra väga tagant. Tundub, et Vahur rääkis väga kiiresti selle projekti ära, et ma ei tea, kas kellelgi tekkis mingi küsimusi. Nii, Priit, räägi mulle, ole hea. Kõigile tutvustuseks, et mees, kes seal taga räägib, on Priit Timson, mees, kes neid meie migreerimisi teeb. Väga tark inimene, küsige tema käest küsimusi. Küsimus oli selles mailboxi suuruses, et kas seal on mingit vahet. Et vahet ei olnud, et meil seal antud projektis oli siis 18 gigane, oli vist kõige suurem mailbox. Et seal taustal ta nii-öelda pannakse sinna üle migreerima ja samal ajal kasutaja võib oma vana postkasti kasutada ja mingisugust kasutaja pausi ei teki, et nüüd ma ei saa meile lugeda. Et tehakse ikkagist niimoodi, et kasutajate meilid tulevad kogu aeg sisse, nemad teevad oma tööd. Mingi õhtu lükatakse lihtsalt asukoht ümber ja ongi korras. Ainukene piirang, mis seal on Exchange Online enda piirang, mis Priit aita mind, kui suur oli 25 giga, eks? 25 giga. Seda saab ka suurendada. Et vist ei teki seda probleemi selle. On veel küsimusi? Ühesõnaga, Kai tuleb mikrofoniga teie juurde, kui küsite. Kas te saaksite korrata küsimust mikrofoni, muidu see ei jää sinna linti? Küsimus, et kas te arvutasite kliendile kasu ka, mis ta selle projektiga saavutas? Kõige suurem kasu oli see, nagu Vahur ütles, oli see, et nad said kõik erinevad riigid ühte keskkonda, jagada seal kalendreid, suhelda seal. Aga rahaliselt ma ei kujuta ette, kas alustada sellest, siis minu teada ei ole neil siiamaani Lätis-Leedus Active Directorit, ehk et kui nad sooviksid kasutada näiteks Exchange serverit, siis nad peaksid kõigepealt välja ehitama oma Active Directorit, need omavahel ühendama, ehk siis panema puusse, siis nad peaksid endale looma Exchange serveri ja Exchange serverist siis jagama seda teenust ja minu sellised kõige lihtsamad arvutused ütlevad, et kui võtta ainult see Exchange Online sellisena, siis selle ehk et ta kuskil, ma ei oska öelda, äkki oli kas 6 või 7 aasta pealt on see, kus need rahaliselt muutuvad võrdseks. Ehk et Exchange server on, jah, ta on teie enda käes ja ta on teie enda mudida, aga põhiline on just see, et kui on Office 365 ehk Exchange Online, siis te sõna otseses mõttes ei pea sellega enam tegelema, kui te olete need kasutajad sinna viinud, siis nagu Tõnis tegelikult ütles, üks mure on vähem. Exchange siis serveriga on alati mingisugused mured, eriti viimastel päevadel oleme endil näinud või oma klientidel näinud just seda spammi probleemi, ehk et kuskilt jälle tuleb mingisugune uks lahti ja jälle lükatakse seda sisse. See ongi küsimus nii-öelda nendes kaalukaussides, mida tahetakse, kas tahetakse seda väga enda käes hoida või tahetakse ainult seda teenust saada. Kas 365 on spämmifiltrid midagi muud siis kui 13? Seda ma ei oska tõesti ei ole, aga lihtsalt sa ei pea seda ise haldama. Seda ma ei oska kommenteerida. Ja sa ei pea sellest maksma eraldi kuidagi, on see linna sees. Alati saab ju ehitada Exchange'i ette omakorda veel spämmifiltri, mis iganes baasil. Sa võid veel Exchange Online ette ka panna ka, Kai.
Selline küsimus, et kas on teil ka kogemust mõne haridusasutusega sel samal teemal, ühesõnaga see Office 365 juurutamine ja migreerimine ja võib-olla ka see Exchange serveri juurutamine pilves ja nii edasi? Jah, on. Meil on paar kooli, kes kasutavad vana nimega oli ta Live Edu, nüüd on Office 365 Education. Viimane kord just kevadel viisime üle Peetri kooli Office 365 Educationis ja see Exchange'i pool on neile täna täiesti tasuta. Ja ega see ei olegi. Paned need kasutajad sinna sisse ja kasutavad siis kas siis Outlookis või üle OVA. Ja selles mõttes tasub alati mõelda, et täna on see täitsa tasuta Exchange'i pool just haridusasutustele. Ja lisaks sellele on tasuta siis veel sama Link server online, SharePoint server ja nagu Priit ütles, Office veebäpid. Et ei saa küll seda Office'i tarkvara endale desktopile laadida, aga te saate nii-öelda brauseris avada ja redigeerida Office'i dokumente. Et see on ka siis nii-öelda see litsentsi sees tasuta. Et peaks nagu see lihtsama vajaduse nii-öelda katab ära see haridusasutusel koolil. Ja me oleme mingi 2-3 kooli teinud, et kui on huvi, siis me võime pärast rääkida sellest referentsist. Et kui üldse võtta kokku, siis see aasta me oleme teinud mõniteist projekti, neist on mõned väga väikesed kasutajad, mõned on väga suured. Ehk et selle järgi võib öelda, et sobib kõigile, kes seda teenust kasutada tahavad. Kes tahavad hoida kõike enda käes, on arusaadav, aga need, kes tahavad just kasutada ainult teenust ja olla nii-öelda murest vabad, arvestame, et IT ei ole kunagi murevaba, aga rohkem murest vabad, siis ja sa saad selle Office 365 sees ka kasutada erinevaid pakette, et ongi juhtkonna töötajatele täispakett, Exchange, Office, äpid, kõik asjad ja mõnele võib-olla liinitöötajale või lihtsamale töötajale võib-olla ainult siis meilikonto ja veepäpp ja maksadki erinevate pakettides, saad nagu kombineerida, see on nagu mugav. Kas veel küsimusi? Väga hea, siis saime kiiremini lõpule, saame kohvi ja kooki jälle ja kui on kellelgi küsimusi, siis tulge küsige otse, et saame rääkida täpsemalt. Aitäh! Aitäh teile!